Head Kohtla-Järve linna lapsevanemad. Taas kord pöördun teie poole enda mõtetega. Täna tahaksin jagada mõtteid, mis eelkõige puudutavad erivajadustega laste vanemaid. Ma ei räägi sellest küll tihti, kuid ma oman päris pikka isiklikku kogemust, mis kestab juba 15 pikka aastat selles samas valdkonnas. Ja ma tean mitte raamatutarkuse põhjal, kuidas selline igapäevaelu päriselt välja näeb. Ma olen väga hästi kursis kõikide muredega ja kõige sellega, millega erivajadustega laste vanemad igapäevaselt peavad kokku puutuma. Ja seetõttu on mul siiras soov organiseerida sellised, võib öelda tugigrupi kohtumised erivajadustega laste vanematele. Et teil oleks võimalus jagada oma muresid, oma mõtteid, oma hirmusid. Miks ma leian, et nende gruppide eestvedajaks võiks olla linn? Ma arvan, et ma leian seda eelkõige sellepärast, et linnal on olemas kõik vajalikud ressursid. Linnal on olemas suur koostöövõrgustik erinevate spetsialistidega. Linnas on hulk ametnikke, kes on spetsialiseerunud erivajadustele, erivajadustega lastele ja nende aitamisele. Linnal on olemas kõik võimalused, et tagada teile professionaalne nõu ja turvaline keskkond, et te saaksite enda muresid jagada ja et me saaksime neile üheskoos lahendusi otsida. Kuid abilinnapeana ei soovi ma teha mitte ühtegi tegevust, kui ma ei tunne, et see on inimestele vajalik. Sest mina vastutan selle eest, mis toimub minu valdkonnas. Ja me ei saa endale lubada üleliigseid asju. Sellepärast ma pöördungi teie poole, et aru saada, kas selline algatus meie linnas oleks teie jaoks oluline, vajalik, kas te peaksite seda väärtuslikuks, kas te osaleksite, kas te tuleksite, sest tegelikult me teeme ju seda teie jaoks. Ma ootan teie tagasisidet, sest praktika on näidanud, et kõik need videopöördumised saavad väga tormilise tagasiside. Inimesed helistavad, kirjutavad sotsiaalmeediakanalitesse, kirjutavad meilidele, igale poole. Ja mul on selle üle väga hea meel, sest see annab võimaluse luua selline vahetu kontakt teiega. Nii et taaskord olen ma tagasiside ootel ja väga põnevil. Kindlasti palun ma samasugust tagasisidet ka Kohtla-Järve linna ametlikes kanalites ja te näete seda lähiajal. Aga hetkel ma olengi avatud teie mõtetele, ettepanekutele ja ma olen väga tänulik, kui te võtate selle hetke ja mõtlete kaasa minuga koos, et taoline algatus saaks parimal moel alata. Aitäh teile, et võtsite selle aja, kuulasite minu sõnumit ja teeme koostööd. Aitäh!